Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja näitan teile, kuidas programmis PaintNet 360 kraadi pilti töödelda. Tegelikult, kui te nüüd näiteks kasutate sellist 360 kaamerat nagu Samsung Gear, siis te saate sellise pildi, mis koosneb siis nagu sellisest kahest ringist. Ja kui ma seda kuhugi keskkonda hakkan üles laadima, siis need keskkonnad ei tunne seda ära. Nii et kõigepealt siis, kui te sellise pildi oma kaamerast kätte saate, siis kasutage mõnda sellist kokkunõelumise keskkonda, näiteks üks on siis Nadir Patch, kus ma siis valin, et mul oli see Samsung Gear 360, siis ma siit laen oma pildi üles ja ma saan siis pärast pildi alla laadida. Nii, aga minul on see töö juba tehtud ja kui siis sealt keskkonnast on see pilt tulnud, siis näeb ta välja selline. Ja ma kasutan siis sellist fototöötlusprogrammi nagu PaintNet, aga seda saab teha ükskõik missuguse programmiga. Et kui ma nüüd tahaksin näiteks siit alt ära võtta siis selle statiivi, siis paneme endale siia selle tööriista akna ka, siit paremalt poolt ma saan neid aknaid valida ja kasutan siis selleks näiteks kloonimise tööriista. Et valin selle kloonimise tööriista. Siin ma saan valida, kui suur mul see on. Nii, paneme näiteks 100 praegu. Ja siis ma pean Ctrl-klahvi all hoidma ja vajutama hiire vasakut nuppu ja nüüd ta paneb mul siis selle markeri maha. Ja nüüd siis, kui ma hakkan siit niimoodi seda vaikselt tegutsema sellega, siis näete, mis juhtub. Ta kloonib mul need pikslid, mis seal üleval pool on, siis siia alla ära. Et kui ma tahan, võin ma siis võtta siis tõesti, et mul on see kloonimistööriist kohe hästi suur, siis ma saan, see on natuke liiga suur. Suurem natukene, aga sellega siis tasub natukene vaeva näha, et ta oleks võimalikult selline usutav hakkab välja nägema ja ei tasu siis ka kloonida niimoodi, et ma panen selle kontrolliga selle paika ja siis hakkan kusagilt siit kloonima, et siis näete, need tulevad täiesti, need pikslid ei ole nagu sarnased, et peate natukene vaatama ja proovima. Ja kui ma siis tahaksin seda pilti veel mõnel, kui ma olen nüüd selle statiivi ära võtnud, siis siin on tegelikult ka igasuguseid selliseid töötlemise võimalusi, et võin siis sättida siin natukene kurve paika, kui ma tahan, või siis määrata heledust ja tumedust pildil, et kas siis panna teda pilti natukene heledamaks, kontrastsust juurde, et igasuguseid erinevaid asju saab teha. Ja siis, kui mul oleks vaja siia pildile näiteks juurde kirjutada, kui mul on mingi õppetööga seotud asjaga, siis kasutan ma selleks sellist tööriista, nagu siin on tekstitööriist. Kui ma tahan siia juurde näiteks kirjutada kuusk, siis oleks hea, kui ma teeksin ühe kihi sellele pildile juurde. Praegu ma valin siit ülevalt kihid, olen siis tausta peal, aga teeme kihi juurde ja kihi mõte on siis selles, et kui ma pärast seda kuusk, seda sõna maha tahan võtta, siis ma saan teda ilusti kustutada. Kui ta on mul tausta peal, siis mul kustub kogu pilt ära. Nii, ja kirjutan siis siia kuusk. Nii, praegu on see mul üsna väikselt siin, saan valida jälle teksti suurust. Ja kui ma tahan värvi valida, et näiteks, et see on kirjutatud rohelisega, siis nii siit pole väga hästi loetav, siis jälle siit ülevalt siis teen vastava selle tööaknakese lahti kuusk ja nüüd kui tahan siis kusagile siia kirjutada lumi, siis kirjutan lumi ja nii edasi. Ja kui ma nüüd siin kihtide peal olen ja nüüd näiteks selle kihi nähtavuse ära võtan, siis näete, tekst kadus ära. Ja kui ma nüüd siit näiteks neid kustutada tahan, võtan kustukummi, siis praegu näete, kui ma kustutan tausta peal, ma olen tausta kihi peal, siis juhtubki see, et mul kustub kogu pilt ära. Võtame sammu tagasi, lähen nüüd siia kihi peale ja kustutan selle ära. Nii, ja kui ma olen siis kõik vajalikud töötlused ära teinud, klooninud, kirjutanud, muutnud pilti nii, nagu ma tahan, siis ma salvestan selle ära. Ja ma salvestan ta siis JPG formaadis, seda tunneb enamus keskkondi, save, jätame siit 100% kvaliteeti, okei, ja nüüd ta ütleb mulle, et ta paneb pildid kokku, see tähendab, et ta tegelikult nüüd seda kihti sellisena ei säilita ja kui ma tahaksin, et mul jääksid kihid, siis ma peaksin salvestama selle PaintNeti enda formaadis, nii et tasub pilte, selliseid pilte, mida me edasi töötleme salvestada kahes formaadis, nii et paneme sellel praegu flatten, see nüüd tuli, näete, sidus kihid kokku,
kui ma nüüd võtaksin siit sammu tagasi, siis näete, kihid on mul jälle eraldi ja ma võin siis ka salvestada niimoodi, et save as ja jätan siis selle PaintNetil on siis PDN selline faili formaat. Nii, aga ega siin ongi vaja lihtsalt natukene tööd teha.